Ja tere ka minu poolt. Tõepoolest, kaardirakenduse arendamisel tekkis meil väga palju andmeid, mida sai eraldi analüüsida. Ja täna ma räägin eeskätt tänasest seisust, siis räägin ka tulevikust. Aga milline siis praegune olukord on meil teenustega, avalike teenustega? Et kui tuli juba küsimuseks, et meil on tihe teenusvõrk, siis selle väite teeme põhinedes teadusuuringutele, mis on teadusajakirjades ilmunud. Need on sarnase metoodikaga, ehk siis kaugused ei ole võetud linnulennult, vaid mööda teid. Ja üsna värske uuring, mõne aasta vanune, vaid seal Euroopa kaart oli olemas ilusti ja nagu Tea ka mainis, rahvastiku arv ka on arvesse võetud, et pigem on võrreldavad. Ja ma kohe räägin lähemalt, et see, kui meil teenus on füüsiliselt lähedal, ei tähenda seda, et inimene ka päris seda teenust kasutab või saab seda kasutada. Kui Holger rääkis meile minutitest, kui kaugel on meie teenused autoga minutitest, sest mina räägin täna kilomeetritest ja siis slaidil on näha keskmiselt, kui kaugel asub teenus elanikust. Meie raportis on toodud omavalitsuste lõikes ka, mis on omavalitsuse keskmine. Aga ma täna räägin siis Eesti keskmisest siin ja me näeme, et lasteaed on kõige lähemal ja gümnaasiumiaste on siis kõige kaugemal keskmiselt Eestis meil. Ja küsimuseks on ka see, et kui paljud meie teenusmajad siis on jalgsi käidaval kaugusel, võtsime siis 2–3 kilomeetrit ja me näeme iseenesest, et näiteks algkool 1–6 klassi on 83%-le 3 kilomeetri raadiuses, juhul kui see laps käiks kodule lähimas koolis. Et siin kindlasti on suur argument see, et kas inimesed käivad või saavad käia kodule lähimas teenuspunktis. Ja kindlasti variatsioonid on väga suured meie omavalitsuse lõikes. Kui me vaatame näiteks seda slaidi, siis siin on ka minimaalne keskmine ja maksimum siis KOV-ide lõikes ja nagu näha, et kõige suurem varieeruvus on näiteks just gümnaasiumi hariduse pakkumisel, kus on omavalitsuse, kus on tunduvalt alla 1 kilomeetri lapse kodust, õpilase kodust ja on omavalitsus, kus on 36 kilomeetrit keskmiselt lapse kodust. Tegemist on siis hõrealadega, suurte omavalitsustega. Kuigi meie teenusvõrk on tihe, kui me vaatame füüsilist dimensiooni mööda teedevõrku, siis täna me oleme ka üsna teadlikud juba sellest, et päris paljud inimesed ei käi kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt kodule lähimat teenust tarbimas. Kõige rohkem räägime sellest täna just koolivõrgu puhul, koolide puhul. Ja slaidi peal on siis 4 teenust, mille puhul me tõepoolest vaatasime, kui paljud inimesed on selle konkreetse kooli või perearsti listis ja kus nad elavad. Ja mis selgus on see, et 48% lastest ei käi Eestis lähimas lasteaias ja selle teenuse puhul ilmselt on kõige rohkem just linnades sellist sunnitud teenusrännet, eks sul lähim lasteaed tegelikult on juba täis, sa ei saagi sinna minna. Ja kui me räägime koolidest, siis 45% ei käi lähimas põhikoolis ja gümnaasiumi puhul 59% ei käi lähimas gümnaasiumis. Eks teenusränne kõige kõrgem on gümnaasiumi puhul, kõige kõrgem on Tallinnas Tartus. Perearsti puhul 63% ei ole lähima perearsti nimistus. Miks see on oluline? Mida rohkem inimesed ei tarbi kodulähest teenust, seda raskem on omavalitsuse planeerida seda teenust ka tulevikus. Ja lisaks sellele, et need kodule lähimad teenusmajad võivad tühjaks jääda, kui see pole piisavalt tarbijaid ja kõige rängem ilmselt on just koolide puhul. Ja kolmandaks, teaduskirjandus toob teravalt välja, et süvendab kihistumist. Pigem rändavad need inimesed, kellel on raha rännata, raha liikuda kas või igapäevaselt või kolida kaugemale. Ja kui me tahaksime rääkida ka sellest, et mis on lahendused, siis lahendusi on päris palju eri riikides esile toodud ja
No näiteks mõned juba on ka Eestis kasutusel, et raamatukogu buss on päris mitmes Eesti piirkonnas juba liikumas, et teenus läheb ise siis tarbijateni. Väga hea näide Eestis on näiteks kogukonnamajad, kus me saavutame siis ruumidega mastaabisäästu, et sul on üks tee mitu asja korraga seal majas. Väga hea näide on jällegi Iirimaalt, kus COVID-i ajal väga paljud inimesed tegid kaugtööd ka maapiirkondadest ja Iirimaa mõtles, kuidas me saaksime seda maal elamist soodustada ja teadlikult hakkasid arendama kaugtöökeskuseid. Ehk siis vähemalt maapiirkonnas on sul üks hea internetiga ühendusega punkt, kus sa saad kontoritööd teha, kui sul vaja on, kui sul enda näiteks majas ei ole head internetiühendust. Ja siin on veel väga palju näiteid, et kuni lastehoiuni töökohal, mis on ka väga hea just suurte tööandjate puhul. Ja kui me vaatasime Eesti puhul näiteks, et mis võiks olla väga hea lahendus tulevikus, siis just koos paiknemine ühes majas avalike teenuste puhul võiks olla hea lahendus. Ja kui me saime registritest võtta välja, et kui palju meil nendest 5 teenusest, siis lasteaed, kool, rahvamaja, noortekeskus, perearst on reaalselt täna ühes majas, ühel aadressil koos, siis te näete, et pigem on vähe, et maksimum on siin 30% lähedal ja pigem on vähestes piirkondades, ehk siis arenguruumi meil kõvasti. Miks me just mainime neid teenuseid? Nende teenuste puhul on tegemist teenustega, näiteks kooli puhul. Kui koolipäev saab läbi, siis tegelikult pärastlõunal ja õhtul on see maja ju tühi, et seal võiks olla muud funktsioonid samal ajal sees. Ja samamoodi see maja on ju tihti nädalavahetustel tühi ja suvel on tühi. Ehk siis võiks olla nagu rohkem elu ühes majas, sel ajal, kui teenus ise on nagu suletud. Tuleb teine teenus sisse. Ja kui me vaatame natuke ka tulevikku, et mis meid ees ootab, siis räägime tulevikutrendidest. Ma arvan, et ei ole üllatav, et terves Euroopas, aga Eestis eriti teravalt viimasel kuuleme, et sündivus on alla 10 000, rahvastik vananeb ja enamikus Eesti paigus ka väheneb paraku. Mis see tähendab, et kui meie teenuse tarbimine sõltub või teenusmajade tulevik sõltub rahvastiku arvust seal piirkonnas, siis see seab paljud teenused ikkagi nagu sulgemisohtu ja kas siin on lahendust. Teine trend on mullistumine, infovälja killustamine, et kui me täna ka räägime, et kui palju me saame kaasata inimesi teenuste arendamisse, kui palju seal on poolt ja vastuseisu, kõik need poleemikad tulevad ka mängu, kui me räägime täna teenustest ja kõige ilmselt täna on see ilmselt koolivõrgu puhul, kus kodanike hääl on hästi oluline selle teenusvõrgu arendamisel. Kolmas trend on kindlasti digiareng. Digiarengu puhul me tihtipeale räägime selle, et kas e-teenus parandab kõik mured ära. Jah, mõnes mõttes võime öelda, et kui sul pole füüsilist teenust, asendame e-teenusega, aga siin on suured agad. Kui äärepiirkonnas ei ole sul püsivat internetiühendust, head internetiühendust, siis e-teenus võib olla, aga kodanikuna see ei jõua. Seega piirkondlikud lõhed võivad kasvada, kui me ei suuda tagada head internetiga kaetust üle Eesti. Siis Eestil on pärandatud päris suur majade võrgustik. Eriti on seda näha just haridusvõrgu puhul, kus majad on suuresti nõukogude ajal rajatud ja teistsuguse rahvastiku arvu puhul, aga ka teiste teenuste puhul on sama probleem. Siis olemasoleva teenus taristu ülalpidamiskulud kasvavad, hoolduskulud kasvavad ja see on üsnagi oluline probleem Eesti jaoks. Et üks muidugi lahendus siin ongi täpselt see kogukonnamaja mudel, mis on paljudes teistes riikides kasutusele võetud. 5. trend, mida tuuakse päris palju välja ja mida rõhutab just Euroopa Kontrollikoda, on taastuvenergeetika rakendamine siis just maapiirkonna teenuste päästmisse, sest suur osa taastuvenergeetikast võtakse maapiirkondades. Seega see võiks minna ka siis automaatselt kohe töökohtade loomisse, aga ka teenuste päästmisse, näiteks kas või kulutõhusus tagada nendes majadeski, et mingi eelis luua maapiirkondadele taastuvenergeetikaga. Ja trend 6. Täna me räägime väga tugevalt julgeolekust ja ka see on iseenesest avalikes raportites ja teadusuuringutes tugevalt sees, et avalike teenuste planeerimisel meil põrkuvad paratamatult see kulutõhusus ehk siis ökonoomsus ja kriisikindlus. Hea näide on see, et kui maapiirkonnas tuleb tugev torm ja elanikud jäävad elektrita, et kuivõrd kriisikindel siis meie teenused on. Et selliste küsimustega peab ka kindlasti
Seda nii peab arutama, kui me räägime teenuse planeerimisest, et vaid kulutõhusust ei piisa. Ja 7. Me räägime hästi palju viimasel ajal kvaliteedist ja siin on jällegi dilemma koht, kui kohalikke teenused ei suuda näiteks omavalitsus ise piisaval tasemel, piisava kvaliteediga tagada, kas ja kui palju peaks riik sekkuma. Täna me näeme sellist standardiseerimist, kohati riigi sekkumist just hariduses, kus kvaliteedi tõstmise nimel riik sekkub, näiteks võtab kooli üle. Aga kas see nüüd jätkuv trend, on see kasvav trend, see meie jaoks ongi täna määramatus, et kui palju peaks riik sekkuma, kui ta tajub näiteks, et omavalitsus ei saa hakkama teatud teenuste pakkumisel. Ja kui me tuleme lõpuosa juurde, et mis siis nendest trendidest saab, milline meie tulevik on, siis me tegime 2 stsenaariumite komplekti ja trendide mõte on see, et me mõtleme päris pikalt ette. Täna on 2025 ja mõtleme aastani 2050. Ja siin on hea mõtteharjutus on see, et milline oli Eestis elu aastal 2000. Omavalitsus oli rohkem, meil oli palju vähem e-teenuseid, meil oli rahvast rohkem, meil oli ka ärevust vähem ühiskonnas ilmselt. Aga millised on siis maapiirkonna määramatused, 2 kriitilist määramatust, mis hakkavad kujundavad järgmist 25 aastat? Siis esimene küsimus ongi see, et kui palju me suudame säilitada seda kohalikku eripära, maapiirkonna eripära versus siis riigi poolt ühtlustamist ja standardeid. Ja teiselt poolt ühenduvuse küsimus loomulikult. Ühenduvuse alla läheb siin nii see digiühenduvus, kas kodanikul on riigipääs e-teenustele. Teiselt poolt täna rääkisime juba näiteks bussiühendusest, ühistranspordist, aga kui mul auto on samamoodi, et kas teed on korras, kui ma saan autoga liikuda. Ehk see ühenduvuse küsimus samamoodi maapiirkonnas hästi oluline. Ja kui me vaatame tulevikku, siis meie igapäevane töö on mõelda, mis siis kui need määramatused realiseeruvad, mis tulevik meil tuleb. Ja vaatame esimest stsenaariumit, kui meil on kehv ühenduvus, ja meil on kohalik eripära ehk siis väga unikaalsed kohaliku eripära arvestavad teenused, aga ühenduvus on pikk, et kodanik ei jõua sinna teenuseni. Siis põhimõtteliselt kodanik on üksi omal maal, ta jääb sellest kodulähedasest teenusest ilma, olgugi et see teenus võib-olla on tal 5 kilomeetri kaugusel, aga näiteks sellel vanemaealisel inimesel läheb 1 buss päevas, aga perearst on lahti 2 tundi ja bussiga ta lihtsalt ei jõua sinna. Et inimene on üksi omal maal. Ja e-teenust ka ei ole, sest internet ei levi piisavalt hästi. Paberil toimiv stsenaarium on see, kui meil on kehv ühendus, aga riik on keskselt siis ühtlustanud standardeid, kvaliteedistandardeid, siis riik on justkui paberil taganud, et igal pool Eestis on võrdse kvaliteediga hea teenus, aga paraku kodanik ikkagi ei jõua selle teenuseni. Ehk siis paberil on kõik hästi, Excelis on kõik hästi, aga kodanik jällegi, tal ei ole seda bussiühendust, tal ei ole võib-olla autot ja ta ikkagi ei jõua sinna teenuseni, kuigi kvaliteet on hea. Ja 3. näide on meie hall mugavusriik, kus meil on väga hea ühendavus, meil on siis olemas ühistransport või siis tõesti kodanikel on hea autoühendus, head teed. Ja riik on teinud ka väga hea kvaliteediga teenused, et meil on kooliharidus igal pool Eestis ja raamatukogu, kultuurimajad, üritused toimuvad. Aga kuna seda kohalikku eripära ei arvestata, siis kõigile ühtemoodi. Ja selles mõttes inimlikkus kaob sellest teenusest ära ja teenus Setomaal, Saaremaal, Ida-Virumaal on ühtemoodi sarnane. Ja 4. stsenaarium on meie nii-öelda ideaalstsenaarium, kus on tark külavõrk. Vastavalt kohalikule eripärale on meil kas e-teenused kombineeritud füüsiliste teenustega, on näiteks mobiilsed teenused, teenusbussid, digiteenused, nagu mainisin juba. Et hea ühendavus, kodanik saab ilusti ligiteenustele, aga seal on ka variatsioon väga tugevalt, et me tunneme, et võt, Setomaa inimesed võivad sellised teenuseid, sellise kvaliteediga ja Saaremaal on teistmoodi, Ida-Virumaal on kolmandat moodi. Ehk siis see kohalik kogukond on hästi tugev ja määrab seda. Aga tuleme linnadesse, sest linnade stsenaariumid on teistmoodi, kui me räägime just kasvavatest piirkondadeks Tallinn, Tartu, siis siin on ka samamoodi see kohalik eripära versus keskne riiklik ühtlustamine päris oluline.
sest ka linnades on tekkimas selline kogukonnakultuur, linna erinevad piirkonnad ja isegi linnaäärsed piirkonnad on väga erineva taustaga. Ja kui palju me suudame seda kohalikkust nagu arvestada. Ja teiselt poolt, no täna Tallinna näide on väga hea, et lapsi nii palju, et mahu koolidesse ära, kas me ehitame järjest neid füüsilisi koolimaja juurde, ehk siis teenustaristu laieneb või teeme teenusinnovatsiooni. Ehk siis näiteks osad lapsed ei käigi füüsiliselt koolis, vaid on e-koolis, et sobib selline isejuhtiv süsteem ja neil ei olegi vaja seal klassiruumis istuda. Ja kui me vaatame neid tulevikku, siis esimene stsenaarium, kui meil on kohalik eripära on olemas, disainime teenuseid vastavalt siis selle linnapiirkonna eripäradele, ei ole nii, et Tallinnas, Tartus on sarnased teenused. Ja meil on ka teenusinnovatsioon, ehk siis me ei ehita ainult maju, vaid meil on ka väga uudsed teenused olemas. Siis elukeskkond on sidus, läbimõeldud ja kõik vajalik ongi päriselt 15 minuti kaugusel ja mugavalt kätte saada. Aga kui meil on innovatsioon justkui on olemas, et me ei ehita ainult maju, vaid meil on tõesti uudsed teenuseid ja samal ajal riik on võtnud siin juhtrolli, et riik tahab tagada, et meil on igal pool linnades on täpselt sarnased teenused. Et kodanik läheb Tallinnast Tartuse, üks sama, pole vahet, kus sa seda teenust. Aga mis on siin probleemiks on see, et jällegi inimlikkus on kadunud. Kõik justkui toimib, kõik on andmepõhine, aga inimlik kontakt on puudu kodaniku jaoks. Kolmas stsenaarium on see, kus me lähme veel kaugemale selle IT-arendusega, kus riik juhib kõike ja meil on ka majad olemas, et me laieneme füüsiliselt. Aga siin on probleemiks just see, et meil on tänu kogu selle IT-süsteemi lisandumiseni, et algoritm teeb minu eest otsuseid, millises koolis ma käin, millises perearsti juures ma käin, kus on perearst juba täis, kus ei ole täis, kus on aega, kuhu ei ole aega. Ja kogu minu päevakava sõltub algoritmidest ja samamoodi siin on inimlikkus kadunud kodanike jaoks ja teiselt poolt küberriskid. Küberriskid, mille ohtu me täna näeme, kasvab selles stsenaariumis veel tugevamalt, ehk siin algoritme on väga kerge ka sassi ajada. Neljas stsenaarium on meil see, kus on füüsiline laienemine, ehitame muudkui maju juurde, ruume juurde ja kohalik eripära on suur. Ehk tegemist on paisuva linnaga, mis järjest laieneb linnapiiridest kaugemale. Väga palju koolimaju, raamatukogu, kultuurikeskuseid muudkui tuleb juurde, sest elanikke on ka palju. Aga siin ei ole innovatsiooni. Siin on pigem selle vanas stiilis, lähme edasi. Aga see maju tekib rohkem kui teenusinnovatsioon, ehk siis midagi uut me otseselt ei tee juurde, aga lihtsalt meil on rohkem maju, rohkem ruumi inimeste kohta. Milline see tulevik on, see on teie otsustada, aga tihtipeale see tulevik nendes kahe stsenaariumide komplektis jääb kusagile kahe stsenaariumi vahele. Ja kui ma püüan kokku võtta meie uuringut, siis millised oleks põhisõnumid? Esimene sõnum on see, et teenuste arendamisel täna ilmselt kõige raskem koht on see, et kui palju peaksime tsentraliseerima, standardiseerima ja kui palju peaksime paindlikkust lubama. Ja kus see põrkub siis kvaliteedi küsimustega, et kui me anname väga palju paindlikkust, kas siis ohverdame kvaliteedi, kas me usaldame, et kohalik omavalitsus suudab seda kvaliteeti tagada. Teiseks on tulevikus on just elujõulised teenused need ja omavalitsused, kes oskavad kombineerida füüsilist teenust siis mobiilse ja digitaalse teenusega. Ehk siis täna ei piisa ainult sellest, et tagame teenusmajad, raamatukogud, koolid, aga täna peaks mõtlema ka sellega, et kas kodanikud saavad üldse neid asju kasutada. Ja võib-olla on hoopis vaja e-teenuseid, näiteks ennem räägite raamatukogu kapist, laenutuskapist näiteks, et võib-olla hoopis selliseid lahendusi vaja rohkem kui neid maju. Ja kolmandaks, avalike teenuste planeerimisel me täna räägime väga palju sellest kättesaadavus, et see maja on sul lähedal, aga me peame ikkagi rääkima palju ka inimeste liikumismustrite ajakasutusega. Kui inimesed on näiteks kella 9-st 6-ni tööl, aga perearst on lahti ainult 2 päeva nädalas 1 tunnil, siis kõik kodanikud ei saa sel samal tunnil käia perearsti juures näiteks või raamatukogus. Ehk siis maja võib olla lahti, aga kodanikud ei saa sinna minna, sest nende töötempo ei luba. Teine hea näide on see, et algkoolis lõpevad tihtipeale tunnid linnades vähemalt kell 12, kell 1 ja kõik lapsevanemad ei saa kell 1
kell 12 minna lapsi ära võtma ja viia koju. Et jällegi näide, kus justkui teenus on olemas, aga lapsevanem võib just sellepärast eelistada kooli, kus on kogukonnakooli mudel olemas, ehk pärast tunde on kohe sul huviringid, et lapse saan kätte kella 5 ajal näiteks. Et jällegi kättesaadavus versus see, et ma päriselt kasutan ka seda teenust, saan kasutada seda teenust, on hästi oluline. Et meil ei oleks sunnitud teenusrännet, et kodanik peabki kaugemale rändama, sest lähedane teenus lihtsalt ei sobi talle. Nii, aga minu poolt on kõik ja aeg sai ka täis vist. Suur aitäh sulle selle ekskursiooni eest nendesse tulevikesse ja ilmselt olid seal mõned sellised head näited ja väga palju hoiatavaid näiteid, aga see tegelikult ka suuresti on see stsenaariumiloome mõte. Siin on päris mitu küsimust siia enne Andresele ja siis Tiit. Aitäh. Ma tutvusin selle dokumendiga ja mul tegelikult ei lugenud sealt lõpuks päris hästi välja, et miks te nii-öelda horisontaaltelje maapiirkondades ja linnalistes piirkondades erinevalt kujundasite. Et tegelikult on need nagu lahti mõtestatuna võimalik taandada samadele parameetritele ja ma ütleksin, et linnakeskkonnas see kättesaadavus läbi transpordiühenduste ja selle kiiruse just nimelt ajalises mõttes on ühelt poolt on kohati isegi olulisem võib-olla kui maapiirkondades. Ja teiselt poolt teenuse innovatsioon maapiirkondades on täpselt samavõrra oluline, kui ta oleks nagu linnalises keskkonnas. Et mul natuke ei nagu metoodiliselt segaseks, et võrreldavuse seisukohalt oleks nagu skaalad võinud ju paika jätta ja tegelikult lahata seda küsimust lihtsalt erinevatest nagu lahenduste kaudu samadel telgedel. Just, see oligi algul meil ka mõttes, et kas me suudame sama ühenduse küsimuses see tulemus või see avaldumine on erinev maal või linnas, et see on hästi hea näide, et see ühenduse küsimus, kui hommikul on ummikud, et ma hommikul võin tulla Tallinna ääres tund aega kooli oma autoga, aga maapiirkonnas tunni aega ma jõuan täpselt Tartust Võrru näiteks. Et seal ongi see küsimus, aga me ei suutnud kõik need detaile sinna sisse panna, sest kui see ei ole ummikuaeg, siis on teistsugune jälle tulemuseks. Et me mängisime tegelikult selle ideega, mängisime stsenaariumid läbi, aga lõpuks saime selle juurde. Aga ma olen nõus, see oli meil tegelikult esimese versioonina paberil. Tiit, ole hea. Aitäh, väga informatiivne ettekanne. Ja tahaks natuke esitada sellise poleemilise küsimuse, et ma saan aru, et tehnokraatlikust või ökonoomilisest vaatevinklist on hea, kui meil ei ole liigset teenuse rännet. Aga ma tahaks tuua nagu 2 näidet, mis lähtuvad siis minu arusaamast valikuvabadusest ja turumajandusest. Kõigepealt, et kui mingis piirkonnas inimesel ei ole tema vajadustele vasta või talle sobi perearst, et kas see on siis paha, kui inimene siirdub natuke kaugemale oma tervisehädadega, kui ta usub, et ta sealt leiab lahenduse. Ja teine näide, mille üle on siin palju arutatud, polemiseeritud, et see puudutab need sisseastumiskatsed, eks alg- ja põhikoolis, et kas on nüüd reaalne, et igas maapiirkonnas on olemas nii kunstikallakuga kool, balletikallakuga kool ja nii edasi, eks ole. Ja et siis, kas on siis paha, kui isegi põhikooli või isegi algkooli tasandil lapsel on mingid erikaldused, võimed, et ta siis Tartu lähivallas siirdub Tartusse, kus võib-olla vastava kallakuga alg- või põhikool on olemas. Esimene küsimus, perearst on kindlasti teenus, mida me ei tarbi igapäevaselt versus kooliga, eks, et see on teistsugune teenusränne. Ja perearsti puhul on ka üks huvitav nüanss on see, et kui inimesed tihtipeale kolivad näiteks, siis alati ei kolita perearsti, vaid see jääb see vana perearst alles, et seal on väga palju erinevaid küsimusi või põhjused seal valemiseks. Ja ma ei oska öelda, et kas perearsti keskustel on see probleem või ei ole, et ma tean, et linnades on väga ülekoormatud. Ja kui inimesed käivad maapiirkonnast järjest linna piirkonda perearsti juurde, siis ma usun, et osad perearstid on väga-väga ülekoormatud. Aga ma arvan, et siin on meil kindlasti asjalikumad inimesi siin ruumis, et ma juba näen, noogutan, et kes oskavad selle küsimuse vastata. Aga teine küsimus oli siis koolide puhul, et kui koolide puhul on need kallakuid või neid valikuid on rohkem linnades, siis maakoolid jäävad tühjenemaks. Täna me räägime, mis toimub Tartus.
30% lapsi gümnaasiumidesse tulevad väljaspoolt Tartut, ehk siis kusagilt nende tühjenemised toimuvad. Ja väga raske on tegelikult planeerida väiksematel omavalitsustel oma koolivõrku, kui lapsevanemad rändavad sealt lastega ära. Et see tegelikult, ja kes rändab, nagu ma enne mainisin, jõukam kodanik, kes saab seda lubada endale tihtipeale, et kas või rentida Tartuse korterit lapsele või laps liigub igapäevaselt ise näiteks gümnaasiumiastmel näiteks. Et ma arvan, et koolivõrgu puhul on see väga tuntav täna ka rahaliselt omavalitsustele, kui inimesed rändavad kaugemale. Ja ma usun ka, et siin ei ole nagu hea, et see teenusränne ei ole kuidagi halb. Et ärge kindlasti ei tasu sellest nii aru saada. Küll aga on see probleem nendele omavalitsustele, kes neid kodulähedasi teenuseid üritavad ju ka kvaliteetsena alles hoida, mis läheb järjest raskemaks sellisel juhul. Aga sellest me saame täna veel arutada. Ma annaks ühe küsimuse veel Dianale ja siis lähme edasi vestlusringi juurde. Jaa, aitäh. Et tegelikult tahtsin Eneli käest küsida, et kuidas neid teenuseid ikkagi pikemalt ette planeerida, et näiteks seesama perearst, et kui me võtame Eesti rahva tervisevajadused aastal 2050, teadlased ütlevad üsna kenasti need meil ette, mis siis juhtuma hakkab, ja siis võtame sükse optimaalse võrgustiku, ja planeerime ära, nii nagu me näiteks planeerisime praegu ka tervisekeskuseid, aga siis ta tuleb, et ta ei taha, ta sinna minna ei taha, et see on kuidagi siuke emotsionaalne lugu, aga siis, kui tuleb see hetk, kus ta ei saa minna sinna lähedasse perearstikeskusesse, sest et ta on otsustanud, et tegelikult ta tahab minna kaugemale, siis sõimatakse ikka vallavanem läbi, et miks ta nüüd ei saa sinna minna. Et mida sellel pikemal planeerimisel siis ikkagi aluseks võtta? Siin ainukene vastus oleks see, et on vaja paindlikkus kuidagi tagada, et see olemasolev süsteem lihtsalt ei toimi. Ma toon näited, et täna on kasvav muster on see, et inimesed ei ela ainult kogu aja Eestis näiteks, et inimesed võivad talveperioodi oma lastega või perega välismaal ja ka vanemas eas on välismaal ja siis nad tulevad tagasi mingiks osaks ajast Eestis. Ja ma tahan nüüd suvel tarbida Eestis seda teenust, eks, aga talvel ei tarbi. Juba selline paindlikkus on sees. Siis mis veel? Perearstikeskuse puhul mobiilsed lahendused, ennetavad lahendused on tegelikult see, mis maailmas hästi palju, Jaapan teeb väga palju ennetust. Muidugi seal on ka väga vananev ühiskond ja nemad on tõesti tegelikult ennetusmeditsiiniga, et see inimene ei peakski jõudma üldse perearsti nii füüsiliselt. Et see on teine suund jällegi, et mis Eesti võiks nagu abiks võtta, et vähendame koormust füüsiliselt ja teeme ennetust, et inimesele haigused ei kulmineeruks nii tõsiseks. Jah, väga. Ja võib-olla ei olegi head vastust, et kuidas siis paremini planeerida perearstiteenust. Koolidega on natukene peaks teoorias vähemalt olema lihtsam, on ju, et koolipiirkonnas elavad lapsed. Viimase aspektina võib-olla selle, et tuleviku uuringutes on väga hea fakt välja toodud, et mitukümmend aastat ette planeerides ainuke asi, mida me saame üsna täpselt prognoosida, on tehnoloogia arengut. Seal on võimalik 80% täpsused teha. Inimkäitumise prognoos on julgelt alla 50%, sest inimkäitumist on kõige raskem pikas plaanis ette näha ja ma arvan, et sellega te võite kõik nõustuda. Ja mis see teenuste planeerimist kõige raskemaks teebki, on inimkäitumise prognoos, mitte need tehnosüsteemid täna. Nii, suur aitäh sulle veel kord.